Saate toob teieni Tervisekassa. Tere kõigile kuulajatele! On käes aeg, et eetrisse lasta järjekordne seksuaaltervise ABC saade. Mina olen Joonas ja täna võtame me ette ühtpidi laetud teema, teistpidi teema, mis ei peaks üldse nii laetud olema, teema, mis puudutab meid kõiki, olenemata sellest, millised on meie huvid või millised on meie väljavaated seksuaalsusele ja seksuaaltervisele. Tänaseks teemaks on seksuaalne orientatsioon ja mul on väga hea meel, et täna on meile külla tulnud Eva Koplimets LGBT ühingust, Eesti LGBT ühingust. Ja. Või on seal veel, kas ma kohe küsin selle küsimuse ära, et see on nagu täitsa okei, et praegu ongi LGBT ühing, et ei pea nagu justkui ütlema igasuguseid neid nii-öelda lisalühendeid ja tähti sinna lõppu. Kas te olete üldse mõelnud selle peale, et seda ka ühel hetkel muuta? Kuna bränd on selline asi, mis on hea, mis liigub läbi aja ühtemoodi, siis me oleme jäänud selle LGBT ühingu juurde, et me ei ole hakanud sinna lisama, kuigi õige oleks muidugi sinna vähemalt pluss panna, kui mitte lisatähti, et me ikkagi seisame kõigi eest, mitte ainult LGBT inimeste eest, vaid kogu selle seksuaalse ja soolise mitmekesisuse eest. Aga jah, nimi on praegult selline. Aga siit võib-olla tõukuvalt ka, enne kui me tänase nagu põhiteema juurde läheme, siis seesama LGBT ja üldse tegelikult igasugused lühendid, definitsioonid, kas tavaline inimene räägib, tema võib-olla ei teagi, et on LGBTQ, siis on pluss ja siis on pan ja igasugused muud asjad. Kas see on kuidagi siis nagu taunitav või kuidagi nagu vale, kui inimene ütlebki LGBT, sellepärast, et ta ei tea, et see peaks olema kuidagi teistmoodi. Kas seda võetakse kuidagi nii-öelda halvasti või tegelikult on see, et kui ta juba nii palju teab, siis on hästi? Ma arvan, et kui juba nii palju teab, siis üldiselt on hästi. Mõned inimesed on tundlikud ja mõned inimesed tunnevad, et neid jäetakse siis välja ja nad väga tahavad, et see lisatäht seal kindlasti oleks. Aga üldiselt mulle tundub, et kui on LGBT, siis seksuaal- ja soovähemused tunnevad ennast nagu juba ära, et räägitakse neist. Aga näiteks teaduskirjanduses on väga tähtis pöörata tähelepanu, millised tähed on välja öeldud. Sest sinna tavaliselt ei panda plussi lõppu, vaid seal on väga spetsiifiliselt võetud, et milliseid gruppe meie uurime ja seal tuleb siis vaadata, et mis tähed seal täpselt välja toodud on, et aru saada, millest täpselt räägitakse. Igapäevaelus ei ole nii oluline. Kui me võtame tänase teema seksuaalne orientatsioon LGBT ühingu igapäevatöös, kui suur osakaal on näiteks sellel teemal, kui saab üldse nii võtta neid osakaalusid? Vist väga hästi ei saa neid osakaalusid võtta, et selline üldine töö on ikkagi nagu kõigi gruppide eest ja siis on mingid osad, mis on tõesti spetsiifilisemate gruppide eest, et näiteks abieluvõrdsus on teema, mis puudutab pigem seksuaalse orientatsiooni küsimust ja sooline üleminek on siis see, mis puudutab seda transsoolisust ja teisi soovähemusi. Et seda jah, mõned on sellised spetsiifilised, aga kui ma koolitust teen, siis ma tavaliselt ei tee niimoodi, et ma teen ainult ühel teemal, vaid ma ikkagi räägin laialt. Et siis tegelikult, kui me võtame selle seksuaalse orientatsiooni, siis see on selline erinevaid tahke ja dimensiooni ilmselt läbiv teema. Ja ta puudutab hästi laialt, et tihtipeale probleem ongi see, et inimesed mõtlevad, seksuaalne orientatsioon, see tähendab seksi. Ja siis jäädakse sinna kinni ja siis lõpuks, kuna enda mõte keerleb ainult seksi ümber, siis hakkab tunduma, et kõik need seksuaalvähemused on hullud perverdid, sest nad on seotud ainult seksiga. Aga tegelikult kogu perverssus on ainult enda peas. Et kui sa vaatad inimest ja näed ainult seksi, siis see ei ole päris normaalne. Et inimene on ikka suur tervik ja see tähendab pereelu, see tähendab armumist, see tähendab kõike seda laia inimeseks olemist üldse, see tähendab ka kiusamist.
sest kahjuks LGBT inimesed kogevad väga palju kiusamist. Et kui öeldakse, et sellest teemast koolis ei peaks rääkima, siis kool on üks väga suur kiusamise koht. Ja kui me sellest teemast koolis üldse ei räägi, siis me jätame need lapsed täiesti üksi sinna kiusatavateks ja me üldse ei tegele probleemi lahendamisega. Et ei saa neid asju kuidagi eristada muust elust, et see on üks osa inimeseks olemise tervikust ja ta kuulub kogu elukaare juurde, ta kuulub igale poole, kus see inimene on. Lähme siis täpsemalt tänase teema juurde, milleks on seksuaalne orientatsioon. Sa juba natuke nagu tõid seda välja, et kui me selle sõna välja ütleme, siis kõik mõtlevad, et see on ainult seks. Mida see seksuaalne orientatsioon täna ikkagi lõppude lõpuks siis tähendab? See tähendab seda põhiliselt, et kellesse sa armud, kelle vastu sul tunded tekivad. Et kas tekivad meeste vastu, kas tekivad naiste vastu, kas tekivad laialt lihtsalt selle põhjal, et milline see omavaheline klapp on ja ei olegi seotud üldse sooga, vaid seotud selle omavahelise kokkusobivusega, et need on lihtsalt sõnad, et seda väljendada. Et kas ma armun meestesse, naistesse või laiemalt mingisugustesse gruppidesse, et kasutatakse siis sõnu heteroseksuaalne, mis tähendab siis, et armungi vastassoost inimestesse, homoseksuaalne, mis tähendab, et ma armun endaga samast soost inimestesse ja siis on bi- ja panseksuaalsus, mis tähendab, et ma võin armuda nii naistesse kui meestesse kui mittebinaarsetesse inimestesse ja pigem nagu see omavaheline klapp on see, mis toob esile selle, et kelle vastu need tunded tekivad. Bi- ja panseksuaalsuse vahe, toome ka noorele kuulajale selle vahe nüüd ära, et mis see erinevus seal on? See on põnev teema, sest biseksuaalsus defineeritakse eri inimeste poolt erinevalt. Praegult on pigem levinud see vahe, et biseksuaalsed inimesed ütlevad, et näiteks minu suhe mehega ja minu suhe naisega on erinev, nii et see inimese sugu mängib rolli selles armumises. Ja panseksuaalsed ütlevad, et see sugu ei mängi mingit rolli, et isik on see, kes mängib rolli ja see, kuidas me omavahel kokku klapime, et sugu nagu seda üldse ei määra. Aga siis on inimesi, kes jätkuvalt leiavad, et biseksuaalsus peaks siis tähendama, et mehed või naised, aga mitte binaarsed inimesed. Mis pigem on see selles osas, et kui palju sugu rolli mängib. Ja mittebinaarne inimene, toome selle ka kuulajale kohe ära. Mittebinaarne inimene on see, kes ei tunne ennast ei mehe ega naisena. Üks orientatsioon, kas võib-olla ma praegu küsin valesti või ütlen valesti, aseksuaalsus, kas see on ka orientatsioon või mitte? Ta läheb seksuaalse orientatsiooni alla, aga ta on natukene erinev selle poolest, et aseksuaalsus tähendab mitte seda, et kellesse ma armun, vaid pigem seda, kuidas ma armun. Et kas mul üldse tekivad tunded inimeste vastu, kas mul tekib seksuaalne tõmme, kas mul tekib üldse soov olla kellegagi seksuaalselt koos. Või siis see, et sinna alla käivad ka inimesed, kellel tekib see tunne, aga näiteks ainult spetsiifilistes olukordades või spetsiifilisel viisil, et ta kuidagi erineb sellest üldpopulatsioonist selle seksuaalsuse poolest. Näiteks demiseksuaalsed inimesed on need, kes ei saa astuda klubisse sisse ja vaadata, et näe, mul tekib seksuaalne tõmme, et see on seksikas inimene, mul tekib seksuaalne tõmme tema vastu. Et sellist automaatset, kohest seksuaalset tõmmet neil ei teki, vaid see tekib siis, kui on juba selline pikemalt
üksteist tuntud, selline turvaline, usaldav suhe omavahel ja siis neil võib selle peale tekkida sinna see seksuaalne tõmme ka juurde, aga sellist, et automaatselt esimesest hetkest tänaval vaatan, et keegi on seksikas ja keegi ei ole, et seda nagu lihtsalt ei tekigi neil. Ja neid sõnu seal aseksuaalsuse all on palju, sest neid spetsiifilisi viise, kuidas inimesed võivad tunda, on ikkagi palju erinevaid. Enne kui me võib-olla järgmiste teemade juurde lähme või nagu jätkame seda teemat, siis just tulles nende nii-öelda siltide juurde, või nende nimetuste juurde, et neid ongi tulnud väga palju ja ma arvan, et isegi võib-olla inimestel, kes töötavad meditsiinis või on sotsiaaltöötajad või siis ongi need samad noored, nende jaoks ongi juba täitsa keeruline see, et esiteks võib-olla tekib see küsimus, et miks neid üldse nii palju on, et kas tõesti inimestel on vaja seda, et nad kuidagi siis ära sildistada, et mul on vaja siis, et ma lihtsalt viskan selle hüpoteesi nagu õhku, et inimesel on justkui vaja, et ta teaks, et tal oleks, et tema käitumisel oleks see nimi või millest see tuleneb, et ja kas tegelikult kõik nagu soovivad seda üldse? Neid sõnu on tõesti väga palju ja rahustuseks ma ütlen, et mina töötan selle ala peal, ma ei tea neid sõnu. Et kui vaja, siis ma ka guugeldan, sest neid on tõesti nii palju ja need võivad ajas muutuda ja see on täiesti fine, et teada põhisõnu ja siis vajadusel saabki kas inimese enda käest küsida, et mida see tähendab, või siis guugeldada, et mis see tähendus võiks olla. Ja neid on palju sellepärast, et kui inimene üritab ennast tundma õppida, siis me tahame tihtipeale minna lihtsalt väga spetsiifiliseks, et endast paremini aru saada. Ja selleks, et me saaksime sellest kõigest rääkida, siis mõeldaksegi välja uusi sõnu, et mis kõige paremini kajastaks seda, kuidas mina ennast tunnen. Et ta on pigem, see sõnavara ongi enda avastamise ja enese leidmise töövahend. Ta ei olegi võib-olla nii palju loodud selleks, et kõik peaksid teadma neid sõnu, vaid just see, et kui ma lähen spetsiifilisemale eneseotsingule, et siis ei oleks mul vastas selline suur tühjus, vaid et siis mul oleks palju erinevaid spetsiifilisi sõnu ja alamkategooriaid, mille seast ma saan siis lugeda, mida need kõik tähendavad ja vaadata, et kus ma ennast ära tunnen. Ja me ei saa sellele, meid vahel naeruvääristatakse sellepärast, et teid on nii palju sõnu ja kes see jaksab ja et me ei saa panna piiri peale, et kuidas inimesed ennast defineerida võivad ja ennast tunda võivad ja milliseid sõnu inimesed enda kohta välja võivad mõelda. Et seni, kuni nad mõtlevad enda kohta neid sõnu ja need on ilusad ja viisakad, siis on hästi, kui hakatakse teiste kohta mõtlema ja solvama, no siis ei ole hästi. Et kuni neid sõnu hästi kasutatakse, siis mina ei näe sellest probleemi, et neid palju on. Et see on pigem ongi siuke võimalus võimalikult süvitsi iseennast uurida. Ja vahel on pigem kahju sellest, et heteroseksuaalsetel inimestel ei ole nii palju neid sõnu. Selle poolest, et ega heteroseksuaalsed inimesed ei ole ka ju täpselt ühtemoodi. Et enda mõtestamiseks võiks olla tegelikult palju rohkem sõnu, et selle poolest oleks see maailm rikkam. Ja sa just tõid välja heteroseksuaalse orientatsiooni, et ilmselgelt on, kui me vaatame nagu suurt pilti, siis seda gruppi on justkui rohkem. Aga teistpidi, kui me vaatame, et siis ju tavainimese mõttes heteroseksuaalne inimene saab ka olla aseksuaalne. Jaa. Et tegelikult ka täna, kui noor inimene seda kuulab, siis ta ei pea mõtlema selle peale, et me räägime siin ainult näiteks siis kas homoseksuaalsest orientatsioonist või biist või pannist, et tegelikult kui talle meeldib vastas sugupool, siis ta ei pea alati ütlema, et nii, et mind justkui identifitseerib see heteroseksuaalsus, aga ongi, et võib-olla on see mingi osa sellest aseksuaalsusest ja nii edasi, et tegelikult tasubki võib-olla vaadata neid igasuguseid põnevaid termineid ja võib-olla tõesti see teebki lihtsamaks selle endast arusaamise. Jaa. Sest paljud tunnevadki, et on mingisugune selline tüüpiline olemise viis ja tüüpiline viis, kuidas me räägime ja kui ma ennast seal ära ei tunne, siis tekib väga üksildane tunne, et mis mul viga on. Et
et kas mul et kas ma olen katki kuidagi või et see on väga abistav, kui siis tulevad need terminid ja saadki aru, et tegelikult see inimesed ongi palju mitmekesisemad ja et ma ei ole ainuke, kes nii tunneb, et neid inimesi on palju veel. Et ma tean näiteks koolis õpilane on öelnud, et nüüd ma tean, et ma lähen sinna aseksuaalsuse kategooria alla, et muidu ma tundsin, et kõik ümberringi muudkui räägivad ja kihistavad, et ihihi, see on äge ja mingid armumised ja asjad, ja ma ei tunne ennast üldse ära. Ja see ei tähenda, et temal üldse ei võiks seksuaalseid tundeid tekkida, ta võibki olla seesama demiseksuaalne inimene, kellel tulevad need tunded hoopis teistsugusel viisil ja see on väga hea alus, mille peale selline hea, püsiv, armastav suhe luua, nii et see, et inimene kuhugi selle LGBT tähesõnastiku alla kuulub, siis see ei tähenda midagi halba. See on lihtsalt viis ennast paremini mõtestada ja ennast leida. Mulle meeldis, et sa tõid siin välja siis nii-öelda sellise seksuaalse meeldimise ja käis ka läbi selline nii-öelda armumise teema. Siit on hea võib-olla küsida kohe, et ma nüüd tegin seda, mida teevad mõnikord noored. Ma guugeldasin. Ja siis seal tuli välja selline nagu asi nagu, et seksuaalne versus romantiline orientatsioon. Kas see on nagu päriselt mingisugune teema või siis tegelikult kui me räägime seksuaalsest nagu meeldivusest versus romantilisest, et kas siis neid just seda nagu meeldimist eraldatakse või siis pannakse kahte erinevasse gruppi või siis me räägimegi tõesti kahest erinevast orientatsioonist? See enamus inimestel seksuaalne tõmme ja romantiline tõmme on samad, aga mitte kõigil. Ja see võib segadust tekitada, nii et vahel osade inimeste jaoks on väga suureks abiks, kui need kaks eraldi vaadata. Seksuaalne tõmme siis näitab seda, et kellega ma tahaksin seksuaalsuhtes olla ja romantiline tõmme on see, kellega ma tahaksin suhtes olla. Et kellega ma tahaksin näiteks, et ta oleks minu poissõber või tüdruksõber või partner või tahaks näiteks abielluda, lapsi saada, sellist pereelu luua ja need võivad olla, enamustel on samad, aga vahel võib olla näiteks, et inimene on biseksuaalne, aga homoromantiline näiteks. Et seksuaalset tõmmet võib ta kogeda mõlema soo suhtes, aga päris suhtes olla ta tahaks ainult endaga samast soost inimesega. Või biseksuaalne, heteroromantiline. Et suhet tahaks luua vastassoost inimesega, aga seda seksuaalset tõmmet võib ta tajuda mõlema soo suhtes. Aga kas seda, kuidas ma ütlen, et kas tuleb määratleda mõlemad või tegelikult ei ole see oluline? Ta on oluline ainult nendele inimestele, kellel need ei kattu, mul on tunne, et siis on hea, et on hea teada, sest ta aitab vahel mõtestada mingisuguseid asju lahti, et sa leiad enda jaoks sõnavara, siis on palju lihtsam mõelda, kui enda jaoks on sõnavara leitud. Et ilma sõnavarata on võib-olla raske aru saada, et miks ma nii tunnen või miks ma tunnen seksuaalset tõmmet, aga samas nagu suhtes ma olla ei tahaks, et kes ma siis olen. Et kas ma siis olen bi või ma ei ole bi või kuhu ma langen ja siis kui saabki eraldada need sõnavarad ära, et üks on seksuaalne tõmme, teine on romantiline tõmme, et siis saab, okei, siis nagu läheb paika, et okei, nüüd ma saan aru, miks ma niimoodi tunnen. Ehk siis inimene võib olla näiteks aseksuaalne, aga ikkagi armuda. Ja tahta suhtes olla ja peret luua. Aga see võib hiljem muutuda ilmselt, et ollakse esmalt aseksuaalne, armutakse, soovitakse suhe luua ja suhte nii-öelda edasi arenedes tegelikult ka siis inimene leiab, et ikkagi tal on ka näiteks see seksuaalne tõmme teise inimese vastu. Näiteks demiseksuaalse inimese puhul, aga on ka variant, et on inimesi, kellel seksuaalne tõmme on ainult alguses
ja edasi, kui suhe nagu sügavamaks läheb, siis seksuaalne tõmme just kaob ära. Et on ka sellist varianti, ka läheb aseksuaalsuse alla, et kes ainult selles esimeses armumise, selles suures faasis tunnebki seda seksuaalset tõmmet, hiljem kaob ära. Et see on hästi mitmekesine, kuidas inimesed võivad tajuda. Mõni inimene kohe nüüd mõtleb, et issand jumal, et okei, et esimesed 3 kuud või aasta ollakse siis näiteks ka seksuaalselt aktiivsed ja kõik, et kas siis tõesti ongi võimalik, et järgmised 30 aastat, kui näiteks inimesed on abielus, siis nad ei seksigi? Võib-olla, aga võib-olla ka näiteks, et valitakse näiteks mingi avatud suhtevorm, kus ollakse tugevas partnersuhtes näiteks ühe inimesega, aga samal ajal sellist seksuaalelu saab elada kusagil mujal teistega, kus on veel seda elevust sees. Et see on hästi inimeste isikliku valiku küsimus, et kuidas nad soovivad seda lahendada enda jaoks. Me enne rääkisime aseksuaalsusest, kas on selline asi ka olemas nagu aromantilisus? Aromantilisus, jaa. Et ma selleni tahtsingi just jõuda ja et on neid inimesi, kes ei soovigi kunagi suhet luua ja see on ka täiesti okei. Et see on täielik inimeste vabadus, et näiteks need samad inimesed, kes kogevad seksuaalset tõmmet ainult alguses, võib-olla ei soovigi seda püsivat suhet luua, soovivadki liikuda suhtest suhtesse ja elada sellist elu, et ma ei taha siin jääda selle peale, et kõik peavad olema püsisuhtes ja et see on õige viis elada, et ei, õigeid viise elada on väga palju erinevaid ja igaüks peab leidma enda jaoks selle õige viisi. Ajas inimene muutub, tema väärtushinnangud muutuvad, keha muutub, kas orientatsioon on ka selline asi, mis täiesti, et mis on täiesti nagu normaalne asi, mis võiks olla ka muutuses? Seksuaalne orientatsioon võib muutuda elu jooksul, aga seda juhtub väga harva, et see muutub, see ei ole tüüpiline asi, aga see on võimalik ja ta võib muutuda elu jooksul. Mis tihemini juhtub, on see, et muutub inimese arusaam enda seksuaalsest orientatsioonist, see, kuidas inimene ise ennast näeb, et või teised tema ümber ka, et ma enda elu peale mõeldes siis seda, et ma päris hetero ei ole, ma tajusin juba kuskil keskkooli lõpus, aga sel ajal igalt poolt väljast ma nägin igati hetero välja ja ühtegi muud suhet mul ei olnud, nii et minu esimene suhe endaga samast soost inimesega, ma olin üle 30 aasta vana, kui see tekkis. Nii et esimene suur osa oma elust ma nägin igati hetero välja. Ma ise sisimas teadsin, et ega ma päris hetero ei ole, aga lihtsalt ei tulnud elus nagu ette selliseid situatsioone. Ja siis ma leidsin oma naise ja nüüd ma elan koos oma naisega, nii et täna tõenäoliselt väljaspoolt paljud vaatavad, et oi, näe, lesbi, aga ma ei ole lesbi ka, et ma olen alati olnud bi, aga see, kuidas ma oma elu elan, on väljaspoolt vaadates olnud alguses justkui hetero, nüüd justkui lesbi, aga sisemuses ma olen alati bi olnud. Aga ka minu enda definitsioon iseendast, et ega ma ei julgenud enda kohta võib-olla päris kindlalt bi väita, ma pigem jäin selle peale, et ega ma päris hetero ei ole. Et nii palju julgust, et endale bi öelda nagu, vahel ma vist ütlesin ka, aga et... Kas selline, et praegu ma sain ka aru, et selliseid nii-öelda suuri muutusi pigem see ei ole nagu tavapärasem, aga kas mingisugune selline nagu väike nihkumine, et kui ollakse just kui näiteks, et heteroseksuaalsusest ei saa kohe homoseksuaalsus, aga seal on näiteks mingisugune selline biseksuaalsuse nii-öelda aste vahel, et avastatakse ja tegelikult siis leitakse, et
et tegelikult ma ikkagi kaldun hoopis homoseksuaalsuse poole. No see ongi see eneseavastamise osa, et tihtipeale inimesed, kuna meil on hästi heteronormatiivne ühiskond, siis väga paljud alustavad selle mõttega, et loomulikult ma olen hetero. Ja siis elu jooksul hakkad vaikselt avastama, et miskipärast ei tule need heterosuhted mul hästi välja ja miskipärast hoopis on, ma ei tea, sõbrannadega kuidagi on palju tugevam side ja tahaks rohkem nendega olla ja aega veeta ja tegelikult tahaks kaissuga pugeda ja siis üks hetk saad aru, et äkki ma ei olegi hetero. Ja mõnel käib see hästi ruttu ja mõnel on algusest peale kuidagi hästi selge see orientatsioon, aga osadel võtab see päris tükk aega, et leida, et mis see minu seksuaalne orientatsioon päriselt siis ikkagi on. Et jah, see avastamine võib võtta aega. Aga jah, kas see päris orientatsioon võib aja jooksul natukene kulgeda siia-sinna? Aga see ju ei tähenda seda, et kuidagi pidi siis nagu exiti, et kui näiteks inimene on täna tooma selle võrdluse, et täna ta ikkagi peab ennast heteroseksuaalseks, aga kuna tal oli homoseksuaalne suhe näiteks, kui ta oli noorem, et seda kuidagi eksis? Ei, selles suhtes ta ei ole eksimus. See ongi siuke eneseotsing ja kuidagi eriti kui on olnud hea suhe, siis on nagu nii valus öelda, et see oli eksimus. Et see on lihtsalt mingi osa endaks kujunemisel ja eneseotsingul ja see võib olla ka väga ilus osa oma elust. Lihtsalt see ei ole see, kellele ma päriselt ennast tajun ja mulle meeldib, kui vaadatakse asju nagu palju rahulikumalt ja ei panda sellele mingisuguseid raskuseid külge. Et täna kahjuks on see, et just kui heteroseksuaalsust peetakse kuidagi õigemaks kui kõiki neid teisi ja siis on see raskus küljes, et inimesed ei julge endale anda seda vabadust üldse avastada, et kes ma olen, sest äkki ma siis ei ole mitte meie, vaid ma olen see nemad seal väljaspool ja nemad on imelikud. Et tegelikult me oleme kõik üks meie ja see seksuaalne orientatsioon tõenäoliselt on palju avaram ja palju rohkem on neid, kes võib-olla on natukene sinna, ütleme, heteroseksuaalsuse ja bi vahele kuhugi sinna selle joone peale, et vahel mõned samast soost inimesed võivad ka meeldida, kuigi rohkem meeldivad enda vastassoost inimesed. Nad tihtipeale ei defineeri ennast biseksuaalsena. Nad võivad seda teha, aga nad võivad ka ennast heterona defineerida, et kuna see on siuke sujuv kulgemine sealt heteroseksuaalsusest mööda seda joont kuni homoseksuaalseni välja, et siis ega seal ei olegi nii selgeid jooni, et mis hetkest mitu tunnet peab tekkima, et saaks enda kohta bi öelda. Ma loodan, et kuulaja sai nüüd sellest esimesest osast päris hea ülevaate, mis on mis ja kindlasti on võimalik selle kohta lugeda täpsemalt ja küsida nii seksuaaltervis.ee lehelt kui ka kindlasti LGBT ühingu poolt on, ma arvan, uks lahti, kui inimestel on soovi küsida. Uks lahti viib meid järgmise teema juurde, kapist välja tulemine. Ma ei tea, see on, minu jaoks on nagu hästi selline kuidagi imelik või rohkem juba kõnekeeles on niisuguse nagu imeliku nagu maigu juurde saanud, et näe, tuli kapist välja. Kapist välja, laias laastus me räägime sellest, et inimene saab tulla ja ausalt öelda avalikult, kes ta on. Miks on see nii oluline, miks me sellest protsessist üldse niimoodi nagu räägime? No kapist välja tulemine, esiteks tõesti väga kummaline termin, kui ma ise leidsin omale naise ja siis äkki avastasin, et ma pean kapist välja tulema, siis ma tundsin ka, et oota, mis mõttes, et nagu mina ei ole kunagi elus midagi varjanud, et mis mõttes nüüd mina tulen kapist. Kus see kapp on, jah. Et pigem on nagu teised inimesed kapis, et nemad ei tea minu kohta midagi, et ma pean uksi lahti tõmbama hakkama. Ja see võib-olla isegi niipidi õigem, sest igale inimesele pead ju eraldi selle ukse avama seal vahel, et teada andma, et kes sa oled. Kapist välja tulemine
on selles suhtes oluline, et kui sa pead varjama seda, kes sa oled, siis see on raske ja see võib olla väga üksik tunne. Mitte kõigil, osade jaoks võib see olla päris loomulik ja nad ei tahagi jagada enda eraelu teistega, et milleks, aga osadel võib olla väga üksik tunne, et ma ei julge ja ei saa jagada teistega ja ma pean kogu aeg mõtlema, et mis sõnu ma kasutan näiteks, kui ma oma partnerist räägin, et kas ma ütlen partner või ma võin öelda naine ja see võib olla lihtsalt väsitav, et ma pean kogu aeg mõtlema, et kes teab, kes ei tea ja millal ja kuidas ma ütlen ja mis reaktsioonid kusagilt tulla võivad. Ja raske on see, et kapist välja tuleb sisuliselt elu lõpuni, selle poolest, et kohe, kui sa kellegi uue inimesega tutvud, siis automaatne eeldus on jälle, et sa oled hetero, kuni sa siis ütled, et tegelikult ei ole. Et see kapist välja tulemine tuleb sellest, et see automaatne eeldus on alati üks ja sama. Aga ei pea kapist välja tulema tegelikult, et see on ka täiesti okei on olla kapis ja sest iga inimene peab lihtsalt tunnetama ka seda, et kas see on talle mugav, kas see on talle turvaline. Sest kahjuks täna me elame veel jätkuvalt ühiskonnas, kus kõigil ei ole turvaline tulla kapist välja. Et on neid kodusid, kus ikkagi ollakse väga tugevalt homofoobsed ja sellises kodus ei pruugi olla üldse turvaline kapist välja tulla, et üks viga on, mida tehakse minu meelest tihti on see, et kõik peaksid kapist välja tulema. Et just kui nagu sellega, kui sa kapist välja tuled, et siis on probleemid lahendatud ja siis on juba hästi. No osadel läheb siis just halvaks. Et osadel seal kapis on turvaline ja okei olla, nii kaua kuni vähemalt suhteliselt okei olla. Kui kapist välja tulevad, siis tuleb see emotsionaalne vägivald, kus hakatakse väänama, et ikkagi väänaks just kuidagi selle hetero välja. Et ja võib-olla mingid hullud enesesüüdistused, mis ma valesti olen teinud sinu kasvatamisel, et sa selliseks oled saanud ja asjad, et jah, võib olla turvalisem olla ka kapis ja see on täiesti okei valik. Kapist välja tulemisel jah, tulebki mõelda selle peale, et kas see on turvaline ja mis ma teen siis näiteks, kui inimeselt on halb reaktsioon. Et mingites olukordades ja kellele näiteks esimesena välja tulla, et see järjekord võib olla väga erinev kellele ja kuidas välja tulla. Näiteks kui ma ise välja tulin, siis ma valisin 3 täiesti erinevat strateegiat vastavalt sellele, kellele ma kapist välja tulin. Et vanematele ma saatsin kirja, sest ma arvasin, et kõige parem on, kui me ei ole samal hetkel samas ruumis, et nemad saavad rahulikult lugeda ja mõelda selle peale, mina saan rahulikult olla eemal ja küll me siis kohtume ja räägime. Vanaema juurde ma läksin kohale, sest temaga ma tundsin, et võib-olla tema jaoks oleks, ma ei tea, lugupidamatu, kui niimoodi kuidagi kaugelt tuleb see info, et siis ma läksin ja rääkisin ise ja teistele ma lihtsalt ilmusin naisega kohale ja ütlesin, et nüüd on nii. Ja sest jah, kuidagi tundus, et nagu kaua ma käin igale sugulasele eraldi ütlemas, et ma leian seda ka, et ühiskond võiks juba olla sealmaal, kus ei pea eraldi kapist välja tulema ja võidki lihtsalt oma partneriga kohale minna ja siis eks nad ise mõtlevad välja. Ma just praegu nagu kõrvalt kuulasin, mõtlesin, et tõesti, et mõnikord ongi, et vanemad on kuskil kaugemal, kirjutad neile, et näed, mul on kaaslane, kõik on hästi, lähed vanaema juurde, ikkagi, et tõesti, see on see vanem generatsioon ja sõpradele ka lähed lihtsalt oma kaaslasega kohale ja tegelikult ju me teeme seda, kõike seda sama teevad ka heteroseksuaalsed inimesed. Aga lihtsalt neil ei ole seda nagu survet just kui peal või isegi, et alati ju ei pea olema, et kui sul on sõpruskond ja perekond on hästi toetav, siis vaatamata sellele võib ikkagi inimesel olla
endal keeruline ja ebamugav võib-olla öelda, et näed, ma ei olegi enam et ma ei ole hetero, vaid tegelikult näete, mu kaaslane samast soost, et kui, kas mul on õigus, et isegi kui kogu see sõpruskond on hästi toetav, on hästi avatud, vanemad on avatud, siis ikkagi võib see kapist välja tulemine olla inimesele keeruline. See on juba keeruline vestlus pidada selle poolest, et see on natuke piinlik asi, millest võib-olla niimoodi hakata rääkima üldse, et võib-olla ei olegi see hirm selles, et kuidas teised reageerivad, vaid kuidas ma ütlen seda, et kuidas ma, mis sõnu ma kasutan või kuidas ma lähen, et see on kuidagi muutunud selliseks olukorrast, millest kuidagi peaks mingi teema tegema, aga samas sul ei ole sõnu selle jaoks kuidagi ette antud ja mida need teised siis ütlema peavad ja ta on kuidagi muudetud ka natukene niisuguseks võib-olla pingeliseks olukorraks, et ongi selline kapist välja tulemine. Et kui see tuleb lihtsalt nagu jutu sees, oh by the way, siis see on kuidagi hästi loomulik, aga kui sa mõtled, et nüüd ma tulen kapist välja, siis muutubki see hästi kummaliseks. Aga ma kogu aeg mõtlen, et tegelikult oleks tore sõpradele välja tulla sellega, et teed vikerkaare värvides koogi ja siis on tadaa! Siin me oleme. Aga kui näiteks sa tõid välja just selle, et kuidas reageerida teiselt poolt. Et ma toon enda näite, et kui ma ei tea, keegi minu sõpradest või kes iganes ütleks seda, et näed, et minu kaaslane on minuga samast sust, mul on see, et jah, ja siis, et ma ei suuda seda võtta sellise issand, miks nii, või et minu jaoks on see täiesti normaalne. Et aga kuidas näiteks siis need inimesed üldse, kuidas meie kõrvalseisjatena, kuidas meie võiksime käituda, et inimesel oleks lihtne kapist välja tulla. Näiteks, kui me räägime lapsevanematest. Kuidas olla toetav, et su lapsel oleks lihtsam? Ma arvan, et on neid lapsevanemaid, kes ütlevad, et ma kahtlustan, aga ma ei tea, ma ei saa ju ise seda teemat avada või et kuidas seda nüüd, kuidas ma omalt poolt ütlen, et it's fine. Siis eks see üks asi, mis kindlasti aitab, on see, kui rääkidagi lihtsalt positiivselt LGBT inimestest ja ma ei tea, vaadata koos mingit filmi sellel teemal või midagi ja võib-olla lihtsalt tehagi juttu, et erinevatest seksuaalsetest orientatsioonidest võib-olla rääkida mõnest kuulsusest, aga kes on ka näiteks gei või midagi ja sealt kuidagi tekitada see õhustik, mis on hästi avatud, et sellel noorel oleks võimalikult palju neid igasuguseid märke, et minu vanemad on toetavad LGBT inimeste suhtes üleüldiselt. Ja tal oleks võimalik kapist välja tulla selle turvatundega, et see ongi okei. Ja sest seda ise avada seda teemat on ka natuke naljakas, et küsida samas see oleneb hästi suhtest ja sellest, et millest üldse kodus räägitakse, et kui ise selle teema peale pingesse lähed, siis ongi. Aga ma kujutan ette, et ma võiks küll oma lastega rääkida sellest rahulikult, et mis sa arvad, mis sinu seksuaalne orientatsioon võiks olla ja et kui seal ei ole seda eeldust küljes, et kõik on heterod, siis on sellest hästi palju lihtsam rääkida. Et kui on niisugune eeldus, et kõik on heterod, siis peab ise looma seda mitmekesisust sinna juurde, et oleks lihtsam avardada seda maailma ja ei oleks seda hirmu seal taga, et mis reaktsioon sealt võib tulla. Inglise keeles see kapist välja tulemine on coming out, aga on ka selline termin outsing. See on siis justkui see, kus keegi teine avalikustab sinu orientatsiooni ilma siis sinu loata. Kas see on suur probleem, kas seda juhtub tihti ja mis on sellise asja tagajärjed? Seda juhtub ja see on, mulle tundub, et tihtipeale noored, eriti need, kes on ise sellist hästi progressiivsete vaadetega, võib-olla ei võta väga tõsiselt seda, et teise inimese kapist välja toomine võiks olla üldse probleem. Ja siis võib seda täiesti kogemata juhtuda, et jutu sees kuidagi sihuke tuleb välja, et aga see inimene on ju ka gei ja siis on
ta ei olnud kapist väljas tegelikult teistele. Et see teeb teema raskeks, kui oled osadele kapist väljas ja teistele ei ole, et siis peab hakkama nagu reaalselt tegema tööd sellega, et sa mõtestad, et kes siin seltskonnas praegult on, kuidas ma võin temast rääkida või mis asju ma võin mainida. Et ja noored võib-olla alati ei tule selle peale, et see võib olla reaalselt ohtlik. Et kui hull see kiusamine võib olla, kui hull võib olla kodune olukord inimesele, kui ta vanemad on homofoobsed ja ta tuuakse kapist välja, et see on see keerukus selle juures, et ka täiesti heatahtlikult võib teha hästi palju halba inimesele. Ja siis on need, kes pahatahtlikult toovad kapist välja, kelle jaoks see ongi see kiusamise viis, et nad saavad teada selle ja siis nad hakkavad seda levitama. Et see on niisugune tore kuulujutt, mida teistega jagada ja see võib olla nagu teadlik kiusamise vahend, millega inimest panna väga halba olukorda, nii et kogu kool teaks, et vaat see ja seal on see, ma ei tea, geipoiss või ja siis kõik räägivad sellest ja sa oled seal tähelepanu keskpunktis ja kõik kooli homofoobid teavad, kelle pihta nüüd edaspidi neid kõiki neid solvavaid sõnu saata ja võib-olla ka füüsiliselt vägivaldselt käituda, et täna jah, kahjuks koolides ei ole see kiusamine kadunud, et see seksuaalse orientatsiooni teema on üldiselt paremini mõistetud juba, kui ta enne oli ja palju rohkem on toetavaid inimesi, aga kiusajaid on ka jätkuvalt. Ehk siis täna on aasta 2025 ja me peame ikka veel rääkima sellest, et meil on koolisüsteemis on see probleem. Jah. Päris karm tegelikult, et kui me vaatame ka Põhjamaade poole, Skandinaavia poole, siis seal ilmselgelt ka seal ikkagi ju mingisugust kiusu on, me ei saa kuidagi kunagi seda välja juurida, et selline 0% on alati, see on niisugune unelm, see on natuke nagu kunagi Venemaal öeldi, et neil ei ole HIV-i. Aga mida tegelikult teha selle jaoks, et koolis nagu oleks parem, et seda kiusu ei oleks, sest ma saan aru, et ega need lapsed ju ka, need, kes kiusavad, ega nad ei ole sündinud selle ideega, et nüüd näed, et noor, kellel on võib-olla tunded samast soost inimese vastu on kuidagi veider, et kus see tuleb, et kas me peame siis nagu lapsevanematena olema ja üleüldiselt ühiskonnana nagu leppivamad? Jaa, kindlasti, aga ka koolis, nüüd on sellest kooliuuringust ikkagi palju aastaid mööda läinud, aga me tegime kooliuuringu ja see oli päris ehmatav, mis tulemused sealt tulid, et enamus vastanutest olid kuulnud näiteks homofoobseid märkuseid oma õpetajatelt. Et see on väga ehmatav, et need vaated, mis sealt välja tulid või need kiusamise kogemused olid ikkagi, seda oli väga palju ja seda koolist puudumist sellepärast, et inimene on LGBT, oli meeletult palju. Et mingitel päevadel jätadki sellepärast kooli minemata, sest see kius on nii suur, et sa lihtsalt ei lähe kooli. Et kui me räägime, et haridus on oluline ja niimoodi, siis me ei saa kiusamist jätta sellest vestlusest välja. Et kui ikkagi kooli ei minda sellepärast, et seal koolis on nii halb olla, või siis näiteks kodutee ei ole mulle turvaline, et koolis veel näiteks õpetajad suudavad ära hoida mingisugused hullemad kiusamised, aga siis koduteel võetakse mind ette. Et see on hästi-hästi kriitiline probleem, millega tuleb tegeleda. Ja ma arvan, et kiusamise puhul just tuleb tegeleda võimalikult varakult ja võimalikult väikeste kiusamisjuhtudega selleks, et ta ei läheks suureks. Et tihtipeale sellistele väikestele juhtumitele lüüakse käega, et ikka noored.
aga siis ta lähebki suureks, kui on see ikka noored, siis me lubame sellel olla selles ruumis, me ei võta seda maha ja siis see hakkab kasvama, lõpuks on füüsiline vägivald või lõpuks on väga räige füüsiline vägivald. Et see tuleb võimalikult varakult, tuleb tegeleda sellega, et kiusamine ei ole okei ja pöörata tähelepanu sellele, et mis see teise inimese jaoks teeb, kui sa niimoodi teed ja kas sa tahaks, et teised sinuga niimoodi käituks, et kui me lubame seda siin, siis mingi aja pärast oled sa ise see kiusatav, et lapsed proovivad igasuguseid asju ja see on normaalne arenemise osa, nad proovivad ka kiusamist tihtipeale ja sellele peab järgnema õige reaktsioon täiskasvanute poolt, et nad saaks aru, et ahah, seda ma rohkem ei taha teha. Me rääkisime praegu haridussüsteemist, teine suur süsteem, mis kindlasti nii nagu ka heteroseksuaalset inimest mõjutab ka homoseksuaalset inimest, on tervishoiusüsteem. Lähme täpsemalt siis seksuaalse orientatsiooni ja seksuaaltervise juurde. Kui palju seal võib-olla, kui me räägime seksuaaltervisest, kui palju seal nagu mõjutab seksuaaltervist, ma ei tea, seksuaaltervislikku käitumist, riskikäitumist, just see, et milline see orientatsioon on? Ja näiteks üks asi, kui me räägime otseselt tervishoiusüsteemist, siis kui inimene ei julge arstile öelda, mis ta seksuaalne orientatsioon on, siis seksuaaltervise eest hoolitsemist teeb see kohe väga palju raskemaks. Et kus kohast ma pean mingisuguseid proove võtma näiteks, kuidas ma pean rääkima turvalistest seksuaalsuhetest, kas on vaja rasestumisvastaseid vahendeid või ei ole vaja neid. Et kuidagi see eeldus, et kõik on heteroseksuaalsed, siis hakatakse nagu ka hästi üheselt igasuguseid asju määrama ja siis on nagu keeruline sellega. Et kui inimesed ei ole kindlad, kas mul on turvaline siin kabinetis öelda või selle peale hakatakse minusse halvasti suhtuma, siis see raiskab hästi palju kõikide inimeste aega. Ja aeg on raha, raiskab ka raha ja mingid probleemid võivad jääda täiesti tähelepanuta. Et geimeeste seksuaaltervisele täna võib-olla pööratakse rohkem tähelepanu aga ka ainult spetsiifilisemates kohtades, et mitte võib-olla, ma ei tea, kooli seksuaalhariduses, ma ei tea, palju seal räägitakse neid teemasid, vaevalt, et väga palju just süvenetakse sellesse, aga jah, näiteks lesbidel ma arvan, et on väga palju neid, kes leiavad, et see turvalisus meid üldse ei puuduta, et nagu, et on loodud selline tunne, et seksuaalsel teel levivad haigused levivad peenise ja tuppe vahel. Jah, penetratiivse seksi kaudu ainult. Just, et kui peenist ei ole, siis nagu järelikult ei levi. Et tegelikult ju saab muud kanaleid ka levida, et kui suuseksi teha naisele näiteks ei ole vahet, kas seda teeb mees või naine, igal juhul seal suu ja vulva puutuvad kokku ja seal vahel saavad levida haigused. Aga selle peale, suuseksi peale vist üldse väga palju ei mõelda. Ma arvan, et seal on isegi sama võib-olla mõtteviis isegi heteroseksuaalsete suhetele, et mis seal ikka. Ikkagi see, et peenis ja vulva seal vahel levivad. Just. Et kohe, kui on mingisugused muud need limaskestad tegevuses, siis pole oluline. Mul on hea meel, et sa tegelikult tõid välja võib-olla ühe sellise nagu müüdi justkui, et näed, et kui on lesbi, et suguhaigused, et see võib ollagi selline müüt ka natukene või vale arusaam ja stereotüüp, aga võib-olla siin saate lõpus olekski tore ümber lükata mingisuguseid müüte või väärarusaamu. Ma kindlasti ootan sinult, et võib-olla sa tead ka mingisuguseid, mis on teid nagu läbi käinud, aga näiteks üks müüt, et biid petavad rohkem. Hästi süke lõdva püksirihmaga inimesed, miks ta muidu valivad erinevaid inimesi endale? Seal on kaks hirmu koos, üks asi või kaks asja koos, üks asi on see, et biid on hästi tugeva seksuaalse ihaga ja tahavadki palju
võib olla biseksuaalne, aseksuaalne kombo, et ei ole midagi, et tahab palju. Aga teine osa on see, et näiteks see usk, et biseksuaalne alati siis unistab sellest teisest poolest, et kui on mehega koos, siis kõrvalt unistab, et tegelikult nagu see naise pool jääb puudu ja kui on naisega koos, siis hakkab mehe pool jääb puudu, et tegelikult see nii ei ole. Et see vähemalt, jah, enamus inimestel kunagi ei saa üldistada kõigile, et võib-olla mõnel ikkagi on, aga nagu see suhe on tähtis ja et see on see, mis et samamoodi ju hetero võib unistada, ma ei tea, heteromees unistab teistest naistest või heteronaine teistest meestest, et seal ei ole nagu seda vahet, et kuna on erinevad sood, siis kohe nagu peab kollekteerima kõik. Et see lihtsalt võimalusi on laiemalt oma partneri valikul, aga see ei tähenda, et siis nagu kõik võimalused peab endale kohe kollektsiooni valima. Üks põnev inimene, kes ka seksuaaltervise valdkonnaga on tegelenud ja vist tegeleb siiamaani, on kuskil minu arust öelnud midagi sarnast, et kui on ikkagi homoseksuaalne mees, siis järelikult ei ole lihtsalt õiget naist saanud. Et natuke tuleb see Valdi, see tagasitulek seal vähe vulgaarsemalt öeldi seda, et on siis nii või? Et kõike saab muuta hea seksiga. See on huvitav, sest ma olen seda palju kuulnud hoopis vastupidi, et ei ole õiget meest saanud. Et ei ei ole niimoodi, et see seksuaalsus on ikkagi teadlased täna ei ole väga täpselt kindlaks määranud, et kus see tuleb, aga ikkagi leitakse, et see on kuskil seal bioloogiline, et seal on, ja tõenäoliselt tal ongi mitmeid erinevaid elemente, mis seda on, et on mingid geneetilist ja hormonaalset ja keskkondlikke tegureid, mis inimese seksuaalset orientatsiooni või seda nagu mõjutavad, aga jaa, see ei ole nii, et pole õiget, et kõik on heterod, lihtsalt mõned pole miskipärast õiget suhet leidnud, et ei ole ju, kui hetero inimese jaoks on väga vastumeelne mõelda seda, et ta oleks samast soost inimesega suhtes, siis samast soost või seda homoseksuaalsel inimesel on samamoodi väga halb mõelda, et ta peaks olema heterosuhtes. Et see tõmme on kusagil sees, see tuleb kuskilt pigem sealt bioloogilise poole pealt, et see jah, ei ole midagi, see ei ole valik, see ei ole midagi, mida väljastpoolt muuta saaks, seda on proovitud muuta. Et seda on proovitud muuta väga erinevatel viisidel, erinevate psühhoteraapiatega, kiriklikult mingeid vaime välja aetud ja mis iganes asju tehtud, igasuguseid piinamisi ja asju on tehtud. No ei mõju. On näha, et ei mõju. Et sa võid mõneks ajaks inimese kappi tagasi suruda sellega, aga sa ei muuda tema seksuaalset orientatsiooni. Ja kui enne me rääkisime ju sellest ka, et inimesel võib olla romantiline suhe just siis endaga samast soost inimese vastu. Aga seksuaalne nii-öelda siis külgetõmme vastassoo vastu, siis tegelikult siin ongi kohe, et tekib ka see kontekst, et jah, okei, et võib-olla talle tõesti meeldibki vastassugupool seksuaalses mõttes, aga seda romantilist meeldivust ikkagi nagu ümber ei pööra. Et siin ongi see nii mitmetahuline. Kas teil on ka oma tööst LGBT ühingus nagu mingisugused sellised nagu stampstereotüübid, millega te peate kogu aeg võitlema? Stampstereotüübid? Ei tea, ma arvan, on selliseid igasuguseid stereotüüpe, millega igapäevaselt võidelda. Et minu jaoks kõige valusam stereotüüp võib-olla on see, et seostatakse gei-mehi pedofiiliaga. Sest see on nagu, et see on väga valus, kui keegi seostab siin mingi laste pilastamisega. Ja see on osadel inimestel õnneks minu meelest pigem nagu vanemal põlvkonnal, et nad leiavad, et
geimehed lapsi kasvatama ei sobi, sest äkki on pedofiilid. Et samamoodi võiks ju, heteromeeste hulgas on ka pedofiile, et kas me siis võtame kõik robotid, paneme lapsi kasvatama, et siis pole pedofiilia ohtu. Et geimehed ei ole pedofiilid, pedofiilid on pedofiilid, geimehed on geimehed ja need on eraldi asjad. Et see on hästi haiget tegev minu meelest selline seostamine, et mehed ei ole automaatselt lastele ohtlikud ja mehed sobivad lapsi kasvatama ja see on täiesti okei, kui mehed kasvatavad lapsi. Meil on välismaalt hästi palju näiteid, kus meestepaarid kasvatavad lapsi ja see õnnestub väga hästi, on ka Eestis neid olemas, et see ei ole mingi ohtlik asi, et see hirm on minu meelest hästi... Ma rääkisin sellest samast asjast ühtedele Rootsi ajakirjanikele ka, nad hakkasid lihtsalt naerma selle peale. Et te ikka veel usute seda või? Sest nende jaoks see on lihtsalt nagu naeruväelselt vana uskumus. Nojah, aga samas meil tehakse veel suured silmad vahel ja üllatatakse, et issand, et mees ei lapsega koju, kui me räägime ka heteroseksuaalsetest suhetest. Mees on kodus või? Mees teeb süüa ka, et ma arvan, et meil on nagu isegi veel siin üks samm nagu veel vaja teha, et jõuda tegelikult sinna, et tõesti, et 2 meest võivadki last koos kasvatada. Samas just see, et see tõi välja selle, et homoseksuaalne inimene on pedofiil, kas see võib, ma ei tea, minu jaoks on nagu see, et kas see võib ka tulla sellest, et meil on sõna pede, mida kasutatakse tihti peale ja siis öeldakse, et näed, pede, see on sünonüümi sõnastik, tuleb siit, ütleme nii, et Delfi seda nüüd piipi peale ei pane, et pede, piider, pederast. Ja see on justkui siis homoseksuaalne inimene. Ja see ongi see, et see nagu pede justkui ongi pedofiil, see on midagi perversset ja äkki see tulebki nagu sealt. Jah, seal on need sõnaseosed taga ja see ongi hästi kole ja sellepärast seda sõnapede jumala eest mitte kunagi kasutada. Et mul oli väga kole kuulata, ma käisin Tallinna Ülikoolis koolitamas ja ma ootasin koridoris, et koolitamisruum lahti tehakse ja need üliõpilased seal ees rääkisid ja siis nad rääkisid küll väga sõbralikult, aga ka, et näe see pedepoiss seal. Ja siis mõtlesin, et issand, et ma nagu tükk aega ei ole enam pannud oma sõnadest, kui ma räägin sõnadest seal koolitusel, ma ei ole pannud pedet sinna sisse, sest mulle tundub see nii ilmselgelt, et seda ei tohi kasutada, et kõiki peaks seda teadma. Ja siis ma panin tagasi, sest tundub, et ikkagi on vaja. Et see on väga, väga halb sõna ja ärge seda kasutage. Et see just täpselt sellepärast, et see seostub inimestel laste pilastamisega ja öelda tavalise inimese kohta, et ta on laste pilastaja, on lihtsalt väga kohutav süüdistus ja solvang. See on väga hea selline kuidas ma ütlen, õpetus siia saate lõppu, aga kas sul on veel näiteks 3 põhilist nagu mõtet siia lõppu, mida seksuaalse orientatsiooniga noortel, kes meid täna kuulavad, mis võiksid veel siia saate lõppu 3 olulist mõtet jääda? Ära too teisi inimesi kapist välja, pööra tähelepanu kiusamisele, et astu vahele, seal kooli uuringust tuli ka välja, et isegi teised noored astusid vahele isegi tihemini kui õpetajad, kui kasutati halba sõnavara. Et tõesti, kui sa kuuled, et teisele öeldakse pede, siis astu vahele ja ütle, et see ei ole okei sõna. Sinul on see võim sellele stopp panna ja need, kes kiusamise juures jäävad nii-öelda neutraalsele positsioonile, ei ole kunagi neutraalsel positsioonil, nad on alati kiusaja toetajad. Et vaikus alati toetab kiusajat, ainult rääkimine toetab ohvrit. Nii et kui see sinu jaoks turvaline on, alati tee häält ja alati ütle midagi. Ja nähke inimeste mitmekesisust kui midagi põnevat ja toredat
ja midagi, mida on tore uurida ja vaadelda, mitte kui midagi hirmsat ja midagi, mis nagu õigustab viha teiste inimeste vastu. Et see on laiemalt mitte ainult seksuaalse orientatsiooni, vaid laialt igasuguse inimmitmekesisuse kohta. Et miskipärast nii paljud inimesed näevad, et mitmekesisus on hirmutav ja ma ei saa sellest aru, sest minu meelest mitmekesisus on just väga põnev ja annab nii palju värvi elule juurde. Aitäh sulle täna tulemast, aitäh rääkimast, avamast olulist teemat ja kui teil, head kuulajad, tekib veel küsimusi, siis seksuaaltervis.ee küsi nõu on näiteks hea koht, aga kindlasti väga hea koht, kelle käest nõu küsida, kellele saab vist ka külla minna. lgbt.ee ja võib helistada, võib kirjutada ja kui soovite külla tulla, siis andke ettemärku. Meie ütleme siit poolt aitäh ka kindlasti Delfile, et Soe tuba meid jälle ootas, Tervisekassa samuti, kes aitab seda podcasti läbi viia. Ja ütleme nii, et nüüd, kui see saade on eetrisse läinud, siis kohe tuleb jaanipäev ka ja kes jaaniussi ja mida iganes otsima ei taha minna ja soovib hoopis ennast leida, siis ka hea aeg, millal ennast natukene väike puhkus võtta, mõelda enda peale ja ehk siis on asjad pärast jaani selgemad. Aitäh, et te kuulasite ja kuulmiseni juba juulis. Saate toob teieni Tervisekassa.